tule, ole hea, räägi meile enest. Ma väga vabandan, ma täidan lihtsalt praegu lubadust. Ma täidan praegu ühte lubadust, sellepärast, et lubasin midagi rääkida. Väike lapselaps jäi haigeks, lasteaed lükkas ta mulle tagasi ja ta on meil praegu siin kaasas, nii et ma tõenäoliselt pean ära tõttama, kui ma selle jutukese lõpetan. Need 4 hunnikut inspireerisid mind väga, aga kahju, et ma nendest varem ei olnud kuulnud. Ja ma räägin ainult sellest osast, millel on nii tore pealkiri Mina ja minu Mihkelsonid. Üllatavalt niisugune omapära. Kui ma seda raamatut, just seda osa lugesin, raamatut ma ei olegi tervikuna lugenud, pean tunnistama, tõesti häbematus esineda raamatu esitlusel ja olla lugenud ainult 1 osa raamatust. Siis mulle kangastus ikooniline altaripilt Jeesuse ja leinavate tema lähedastega. Ja samas seal 2 pool on tavaliselt ka kummalgi pool 2 apostlit. Ma ei saa midagi teha. Võib-olla te imestate, võib-olla mõtlete samamoodi. Nii minuga läks. Ja siin rääkis Rein Veidemann, tema on meil tüvimees, eks ole. Tema rääkis nendest tüvitekstidest ja eks see piibel ole ju ikka see üks tüvitekst. Ja ei ole ju midagi hullu, kui piibel ja Uus Testament meelde tulevad, kui sa mingit teksti loed. Nüüd ma tsiteerin Ene Mihkelsoni. Kuulake hoolega, see on üsna keeruline fraas. Ta ütleb ühes intervjuus. Minult on küsitud, kas ma saan keerulisemalt. Ja ma olen öelnud, et ma ei saa keerulisemalt, kui keeruline on. Ja lihtsama põhjused on need samad. Ma ise saan ka ainult ise olla. Ei see, kes sündis, ei see, kes lapsepõlves, ei see, kes teismeeas. Kõik üksikud on lõplikuna valed. Mitu elulugu olen rääkinud, mitu suguvõsa kuulajaisse sisendanud. Kui ükski neist oleks õige, oleksin kadunud. Valitsiks see suguvõsa, see mina, kelle aeg on tänaseks valmis. No, me võime võtta neid sõnu kui selgitust, aga võib-olla ka hoiatust neile, kes Mihkelsoni isiku ja elulooga kunagi tegelema hakkavad või on hakanud. Aga võib-olla viskas Ene selle vastusega ühe pisikese vimka, sest üks suuremaid eksimusi, mida me teha saame, on suhtuda kellessegi, olgu ta kui tahes suur, nutunaiseliku tõsidusega. See madaldab isegi suurust. Mihkelsoni viljakaim kirjanikuaeg jääb mitme sajandi jagu kestnud perioodi lõppu, mille jooksul perekonnasaagad, pikad arutlevad tekstid, ajaloolised ja kujunemisromaanid lähevad üha enam üle kas tabavateks ja täpseteks, paraku teinekord pealiskaudseteks ja trafaretseteks kirjeldusteks, tõtlikuks sündmuste esitamiseks ja mitmeköitelised romaanid on kuivamas kokku jutustusteks ja lühiromaanideks. Ühes ja samas ajas elanud 2 autorit, Ene Mihkelson ja Mati Unt, on kui selle ülemineku tee 2 poolt. Üks jõuline ja enesekindel hüvastijät eelmise ajastuga ja teine kergelt irooniline, justkui mitte midagi täie tõsisusega võttev, samas südant puudutavalt ärev käeulatus tulevikule. Hiljuti kerkis sotsiaalmeedias väike vagur poleemika teemal. Miks on lähimineviku kirjanikest just kõige rohkem tähelepanu pälvinud Mati Unt? Me teame, tal on oma muuseum, ta on bränd, tal on särgid Mati pildiga ja igasugused võtmehoidjad ja film on ka temast tehtud. Ja ka Ene Mihkelsoni puhul tõstetus äsja Kirjanike Liidu listis küsimusi, kuigi arutelu sündis muudatustest kulka toetuskorralduses, aga ikkagi. Et kuivõrd ja kas aitab Eesti kirjanduse armsaks tegemisele kaasa kas või näiteks meie tänane konverents. Mul oli eelis elada 2 nimetatud kirjanikuga ühes ajas ja ruumis ning tunda mõlemad päris lähedalt.
Milline oli Mihkelsoni või Mati Undi lugemislaud nende nooruseas, mida nad kirjanduselt ootasid? Mati otsis erilist, teistsugust, katsetas, kui kummaline see ka ei ole, mitte ainult kirjutamises, vaid ka lugemises. Mulle tundub, et ta oli niisugune eksperimentaator isegi raamatut lugedes. Teda võlusid erinevad teooriad ja nende abil sünnitatud mõttemängud. Ene lugemust ülikooli ajal iseloomustas pigem voolava ja meisterliku sõna hindamine. Talle meeldisid luule kõrval jutustavad ühiskondlikult tundlikud ja ajalugu väärtustavad autorid. Mingil ajal ostis ta kokku isegi Ilja Ehrenburgi teoseid. Kõik olid tal seal olemas. Võib-olla keegi mäletab neid tema raamatukogust, ma ei tea, mis teist hiljem sai. Mäletan ka, kuidas me koos muljetasime Leon Feuchtwangerist, keda Ene kutsus Viuhti vangerduseks. Ene valikud, juhused ja saatust andsid talle võimaluse ja vajaduse keskenduda kirjutamisele. See oli tema teraapia ka. See piiras teemade ringi ja nii kordub ta romaanides üks arhelugu. Kuid suures kirjanduses on teema ju vaid üks kriteerium. Ja tegelikult kordub põhidilemma ka hundiloomingus, kuigi see on enamjaolt modernne, eruditsiooni muljete ja tegelaste rohkem ja intrigeeriv. Me kõik kolm saime vahel juhuslikult kokku kunagises ülikooli raamatupoes, kus praegu asub Soome instituut Tartus. Oli selles mõttes vapustav aeg, et raamatud olid odavad ja kättesaadavad isegi vaesele tudengile ja ma mäletan, kuidas Valmar Adams ühes oma loengus vehkis Loomingu raamatukoguga, ütles, et see raamat maksab 20 kopikat ja tass kohvi maksab ka 20 kopikat. Kõike seda delikatesse võite te nautida nii vähese rahaga. Ja see läks tõesti südamesse. Ja tudengid läksidki nautima. Ühel ilusal päeval oli nii, et Harald Peep seisis peaaegu tühja auditooriumi ees, maru vihasena, ta oli meie lemmikõppejõud ja järsku kedagi ei ole, kus kõik on. Kõik jahivad raamatupoes Brechti 3 Krossi ooperit. Ja üks põhjus oli selles, et keegi oli selle juba kätte saanud ja sellest lugenud välja sõna litsid. See oli sel ajal täiesti õudne. Niisugust asja trükipildis ei nähtud. Ma võin maksta 20 kopikat ja ma võin seista sabas, et saada lugeda oma ihusilmaga niisugust sõna trükituna auväärses väljaandes. No, see selleks, see oli väike kõrvale põigem. Aga need ajad muidugi ei kordu. Nii odavaid raamatuid meil enam ei anta ja on mure, mis Kirjanike Liidu listis nüüd natuke jälle üles kerkis, et mis edasi saab. Enam ei loeta, raamatut ei armastata, lugejaid ei ole, mida teha. No üks niisugune ettepanek oli, aga see oli tegelikult ju vana juurde tagasiminek, et teeme niisuguse nagu taseme tsensuuri, et ei lase igat rämpsu lihtsalt raamatuturule. No oli ka niisuguseid tervemõistuslikumaid, et kasvatame publikut sellele kirjandusele. Kirjandustunde on minu lapselaste järgi vaadates 4 tundi nädalas ja me kasvatame publikut, võeti kirjanduse ja emakeele tunde kokku ja kasvatame publikut, tulevast lugejat, tore. Siis kõige tähtsam soovitus vist, vähemalt soovitaja enda meelest oli, aga te kirjutage huvitavalt. No nii. Ma räägin seda siin sellepärast, et see kõik puudutab ka seda. Me täna esitleme seda raamatut ja see raamat on huvitav ja nii nagu siin juba öeldi, ka kujunduse mõttes huvitav. Ongi kirjutatud huvitavalt ja kokku pandud huvitavalt ja mis sellest siis halba on? Ei ole ju. No nii, aga lähme edasi. Kuidas üldse siis on nagu selle kirjanduse huviga? Kui keegi on jälginud, kui palju praegu rahvast on meil Kirjanike Liidu nimekirjas, siis mitte kunagi ei ole meil olnud nii palju kirjanikke, ametlikult lausa. Ütleme siis nii, et kui me ka lugeda ei viitsi, aga kirjutame me ju ikka, eks ole. No nii, edasi veel äsja, vist eile
oli Tartus luuleprõmm, ma ei tea, kas keegi teist seal prõmmis ka kaasa või, see oli küll noortele mõeldud ja noori oli seal, kui ma õieti mäletan, 38. See ei olegi nii vähe. Kujutage ette, et me kõik läheme sinna prõmmima, meid ongi siin praegu umbes nii palju või natuke rohkem. Nii et ega nii hulga see asi ei ole. Ja suurepärane on, et me ei unusta niisuguseid autoreid, nagu on Ene Mihkelson. Me teeme neid konverentse, mina küll ei arva nii, nagu seal keegi listis arvas, et mis te sellest teete ja keda see huvitab. Mind huvitab. Ja teid ka huvitab. Ja minu väikest lapselast isegi huvitab, sest ta on päris vaikselt istunud siin. No nii, aga Marju rääkis niivõrd hirmuäratavalt sellest, kuidas Enet Pilk teda pidevalt jälgis, kuidas ta raamatut koostas, kui ta oma tekste kirjutas, mul hakkas ka õudne. Ma mõtlesin, mismoodi nüüd saab ja kas hakkavad kummitama keegid või mis juhtub. Aga mulle tuli meelde üks Berliinis, vaat kunagi olid niisugused ilusad ajad, ma kui räägin ilusast minevikust, aga kus Eesti kirjanduse dessant kutsuti Berliini. Meid oli terve hunnik seal, alates Jaan Krossist ja ka Ilmar Laabanist muide, ja siis lõpetades Ivan Viidingu ja Ülo Matteusega, mis nüüd lõpetades, ja kõik oli üks nii. Ja esinesime seal ka meie Enega ühel õhtul ja Ene luges või Ene ei lugenud, vaid loeti ette tema Teemonite demokraatiat saksa keeles. Ja selle peale üks daam, ma ei ütle, et langes just lovesse, aga läks ikka täielikult endast välja, ütles, et see on ikka suurepärane ja küll see on tore ja ta tegi seda nii emotsionaalselt, nagu ükski Eesti publiku seast ükski hing kunagi pole ilmselt teinud. Ene ehmatas täiesti ära, ta täiesti ehmatas füüsiliselt ära, hämmeldus, ei teadnud, mis teha ja siis viimaks hakkas naerma ja ütles selle daamile, et danke. Ja pärast, kui omavahel ta ütles mulle, et mõtle, Maimu, ta sai asjast aru, ise on sakslane. Küllap see Kiisberdi Eenike tõlge oli ikka nii hea. Tänan.